Esimese ühistardiga meil tegemist, Kaido Orro siis kõige paremal stardipositsioonil, tema kõrval siis number 12, number 23 saab kõige paremini minema siin Illimari Jõustik, eks temal on käsi soe ka, sai seda rada natukene sõita, tuleb siit tagant, eks need hirsnikud jagavad jälle selle asja ära, tundub, et esimene teine on, mina ei tea neid vendi ja onusid ja õepoegi ja neid võiks oma sarja teha siin, ega siin vahet ei ole väga. Aga siis Illimari Jõustik ja läheb meil ilusti ja Veiko Jõustik tema kannul läks ka raadi. Kaks esimest meest kindlasti jätavad selle eelviimasele või viimasele ringile. Ei lähe praegu veel keegi seda jokkerit ära võtma. Eelmisel aastal siin etapil oli ka Meelis Jõustik stardis, aga tema auto siin Läti võidusõitega siin finišisirge lõpp, seda ei ole tema starti tulnud, aga Veiko Jõustik ei taha kuidagi seda jätta. Võtab siis teiselt kohalt meil jokkeri, kuidas nüüd Veiko Jõustik, kas ta jõuab nüüd, tundub, et natuke läks ka Läti võidusõitjal meil Bruno Leimanisel see jokkeri läbimine pikaks. Sai ilusti Veiko Jõustik mööda, nüüd on Illimari Jõustiku jokkerist kõik oleneb, kuidas meil see esimene, teine, kolmas koht ja natuke sõiduviga tuli siit uuesti Bruno Leimanisele sisse. Eks tal ongi niimoodi, et algul ei saa vedama, pärast ei saa pidama. Siin ei olegi ikka küsimus, Veiko Jõustik selle jokkeri taktika tegi väga õieti ja nüüd Illimari Jõustik ja Bruno Leimanisega ei hakanud külgi kokku panema, jagatakse ilusti ära, see üks ring on veel sõita ka. Ja Veiko Jõustik tuleb, võtab siis OSCE Eesti meistrivõistlusel teisel etapil esimese poolfinaali võidu. Veiko Jõustik, Bruno Leimanis ja Illimari Jõustik kolmas. Tuleb siis Kaido Orro neljandana ja kas need mehed sinna kõik ära mahuvad. Stardikohtunik on läbi jooksnud 93 esireast, number 61. Vaatame, kes siit kõige paremini minema läheb. Tundus, et start oli kõigil õige. Andridos, muidugi Tauri Toime tuleb siit mitte tagumisest reast, vist keskmisest reast saab ilusti ette. Võtab siit natukene lisa põllu pealt, aga see käib asja juurde. Aga praegu on kõik kadud, et kaks rehvi on ja läheb, võtab Andri Roosi. Oi, nüüd hüppe peal natuke läks pikaks, aga mööda ta sai, natuke välja kaldus. Aga ei saa me ilma Lätita, nagu öeldakse. Läheb Andri Roos, võtab meil jokkeri ära, eks see mõistlik oli, välja ta kaldus sealt. Tauri Toime juhtimisel siis Andris Riibaks on meil tõusnud teiseks. Kõige viimased stardikohad Tagaosarov kolmas, Rainer Rüütli väikse pirueti, kuidas nüüd Andri Roos sai ilusti mööda. Ootab nüüd ilusti ära, ma Raini käest küsin, kas selline on asi õige, et tohib niimoodi tagasi keerata või? Ja võib keerata niimoodi tagasi, kõik on määrustepärane. Tähele ei pannud, kas Andri Roos käis jokkeris või ei käinud, jäi kahe silma vahele, aga eks see selgub meil paari ringi jooksul. Võttis ka siis Rainer Rüütli number 72 oma... No nii, ja Andri Roos saab siis praegu... Kas Andri Roos käis ära jokkeris juba? Ei ole me praegu kõik kindlad, mul ei ole ka, jäi kahe silma vahel, aga hetkel Andri Roos seda võistlust juhib. Tauri Toime on teine, Andris Riibaks kolmas. Aga Andri Roos tundub, et ruudulipp on käes, saame selle ruudulipu ära ja Andri Roos lisa 3 punkti tuleb võidu ees siit juba. No nii, Tauri Toimel nüüd midagi juhtus, jäi mul see kohe märkamata. No see on küll suur ebaõnn muidugi, et üks kurv enne lõppu, aga tegu on tehnikaspordiga, mitte midagi teha ei ole. Loodame, et järgmiseks sõiduks on see juhuks minge Kustutiga sinna ligi. Ruttu, ega see võib suht ruttu võtta. On siin Mart Hennigu pagi, mis on igal võistlusel põhimõtteliselt põlema läinud siin aastate jooksul, et Tauri Toime seda traditsiooni üritab jätkata, aga loodame, et kõik saab korda.
etapil Misso Krossi rajal, siis superpagide saab Martin Talv väljast päris hea stardi, muidugi Martin Neemeste ja no nii. Väljast muidugi ja saab ilusti, keeras ilusti ära. Nüüd Ainarsraamats natukene välja vist oli jah. Ei olnud, jah, oli Ainarsraamatsiga tegu, aga Martin, eks mõistlik on see, no nüüd tuli natukene sõiduviga sisse, aga ei olnud väga hullu, sai rajale tagasi. Eks sealt muidugi nüüd see esimese teise koha vahe, jah, loomulikult nüüd on see vahe peaaegu olematu, aga Jokkeri taktika, vaatame, kuidas keegi selle võtab. Kolmandal kohal tuleb nüüd Ainarsraamats on meil teine. Arvi Neemest on natuke pagid ja imelikku häält, aga kohad selle Jokkeri ära. Kui puhtalt ta nüüd tuli, me seda ei saa ennem võrrelda, läheb Pinars ka võtab ära, me saame no nii, Arvi Neemeste tõuseb hetkel siis kolmandale kohale. Ja ootame rahvakrossi klasse, noored ja tulevik ja kuidas teil see järjekord oli, ootame teid juba stardi järjekorda. Täpselt seda, mida Ats tegi 2019, ma mäletan seda, selleks nagu praegu kui flashback, nagu öeldakse. Tegi Ats seda samamoodi, praegu tegi Martin Talv seda. Mis meil muud saab olla, kui Eesti-Läti maavõistlus käib ja eestlane selle võidab? Ei ole veel muidugi kõik läbi, viimane kurv on meil ees. No nii, jättis ilusti ukse lahti, ei lükanud. Aga Martin Talv selle sõidu võidab. Vot sellepärast me siia tulemegi, vot see on sõit. Ja Arvi Neemeste kolmas, Ainarsraamats neljas ja tuleb meil noorpoiss Martin Neemeste viies. Mari Hirsnik, kuidas need mehed nüüd siia ära mahuvad, loodame, et ilusti mahuvad, saab Veiko Hirsnik siin kõige paremini minema, on minu arust ka väiksemad rattad natukene alla pandud. No natukene seal 4.-5. koha peale võib-olla oli natuke pusimist, ei olnud hullu. On siin mõlemad sellist rehvitaktikat teinud, tundub, et ka Bruno Leimanis on väiksemad rehvid alla pannud. Nüüd Taavi Pindise autol on midagi, ei tee ta kõige õigemat häält. Kas jäädki siia nüüd, ütleme, stardi-finissi sirgele seisma, võib-olla keerab ennast, kui on võimalik kuhugi normaalsema koha peale see, aga ja ongi siis viimase ringiga meil tegu, Veiko Hirsnik või oma teise sõiduvõidu siit võtab. Jah, tegi siin number 31 väikse sõidu, ega praegu siin kurvis ka kõige paremini see asi välja ei tule, võib-olla see rehvivalik ei ole kõige õigem olnud, aga kuidas finaalis meil asjad läheb. Ja kohe saame selle selgust. KS53 ja OSC Eesti meistrivõistluste Misso etapi teine eelsõit, poolfinaalsõit. Tundub, et vist kõik on plaanipärane, keegi tarvis pärastanud ei ole. Andris Liibaks Läti võidusõita meil on esimeseks saanud number 72 Rainer Rüütli, on seal kõrvuti 6 ja 61 Taja Osarohte välja. Sai Tauri Toime ette, Tauri Toime ja enne õnnetult siin teiselt kohalt, teiselt või kolmandalt ma täpselt ei mäletagi, aga väga hea koha pealt ta katkestas üks kurv enne lõpp. Aga Andris Liibaks siis esimese etapi võitja Raassilla rallikrossi rajalt on praegu meil võistlust juhtimas, Rainer Rüütli teine ja noh, Võrumaa lippu hoiab praegu kõrvel 51 klassis ikkagi Taja Osaroht on kolmas. Heigo Ojasaar neljas, läks Andri Roos, esimese sõidu võitja võitis Jokkeri ära. No siin Taja Osaroht jah, ei taha kuidagi seda kolmanda kohaga leppida. Eks Rainer Rüütil jah, tegemist on alles teise sõiduga, Taja Osaroht on juba jah 10. Siis ma saaks jah sellest aru, praegu Andris Liibaks võttis selle ära. Kas nüüd Rainer Rüütlist sai mööda, sai?
Asarov siis hetkel on seda võidusõitu juhtimas ja nüüd no nii, Andri Roos, kes esimese eelsõidu võitis ja see toss ei ole juba hea enam. Ja see lõhn ei ole ka juba hea, mis sealt tuleb. Tajo Asarov siis tuleb teisena meil ja Rainer Rüütli kolmandana. Rainer Rüütli siis. Number 82 Martin Neemeste. Kuidas siis Martin Talv esimese sõidu võitis, saab ta ka praegu sisekurvi eelise ilusti. Hoiab ilusti ära. Läheb siis Arvi Neemeste neljandalt kohalt, võtab meil jokkeri, eks jah, Ainar Saamats ilusti Martin Talve taga praegu püsib. Aga jah, siin rajal väga keeruline mööda sõita on, kui keegi just viga ei tee. Ma ise nagu seda juba arvasin ka, et Ainars läheb, võtab selle jokkeri ära ja nüüd on Martin Talvel, no ei või olla, kas jälle käigukast või? No kahjuks nii on. Aga midagi teha ei ole, tehnikaspordiga on tegu, loodame järgmiseks eelsõiduks poolfinaaliks on Valgi rajal ja finaaliks samamoodi. Sinna rajale lähedale, et rajakohtunikud seal hoiavad asja kontrolli all, kohe on sõit läbi ka. Et siis Dinars on meil tänu Ainarsi spinnil, no nüüd, no mis me nüüd näeme, kas me näeme nüüd, no ei näinud. Dinars natukene kaldus välja, ikkagi Dinars võidab Ainars teine ja Martin Neemeste kolmas. Esireas siis Illimari Ilsnik, number 31 Bruno Leimanis, number 9 Veiko Ilsnik ja number 45 Tartu võidusõitja siis Kaido Orro meil ja võtab ilusti tagant poolt tulles ikkagi Veiko Ilsnik, aga jääb nüüd natuke välja, kas jah, ei hakanud seal väga lükkama ka. Noh, eks nad Brunoga selle esimese teise koha pärast seal finaalis ka ära jagavad, kui no väga ikka ei taha selle teise kohaga leppida, et eks need on viimased aastad on siin jagatud ja siin on Margo Tiinas, kes praegu ei sõida teatud põhjustel, on ta selline mees, kes siin teise ja kolmanda koha konkurentsis kogu aeg on olnud, aga praegu on see jäänud ikkagi number 31 Bruno Leimanise ja Veiko Ilsniku jagada see esimene, teine, kolmas koht. Kolmanda eelsõidu võidu võtab, on nad kaks eelmist sõitu ta võitnud, Bruno Leimanist teine, samamoodi minu juurest oli ta kaks eelmist sõitu teine ja Illimar Ilsnik siis kolmas ja Kaido Orro siis tuleb hetkel meil neljandana. Ja 53 mehed hakkavad ka juba vaikselt paika saama, et läheme siis 53 sõidu kohta midagi halba, aga eks ta natukene aeglasem sõit ja praegu on olnud esimeste Andris Riibaks jah, üritas kohe seda trajektoori muuta, sai kadudeta mööda ja ma arvan, et see oli vist ka seadustepärane, et jah, Rain naugutab, et kõik on okei. Eigo Ojasaar siis praegu tõusis esimeseks, Andris Riibaks teine, Rainer Rüütli kolmas, number 61 Tajo Asarov siis neljas ja Veljo Heimann siis esimene. Ei taha veel keegi jokkerit võtta, ma arvan, et Veljo vist võtab selle ära ja nii on, viiendalt kohalt oma jokkeri. Eigo Ojasaar siis esimene meil hetkel. Andris teine, Rainer kolmas, Tajo Asarov neljas sõidavad. Kes kuna läheb, ma arvan, et Andris jah, täpselt nii nagu ma arvasin, võtab selle jokkeri ära, praegu Rainer Rüütli tast mööda saab, aga peaks ta Tajo Asarovust mööda saama, et see vahe oli nii palju suur. Jah, nüüd väga suur ei olnud, et jõuab Tajo ilusti ka all, suudab selle järgi. On kaks esimest teil meil siis jokkeris käimata. Nii Tajo kui Andris Riibaks saavad mööda, Andris Riibaks siit sõiduvõidu võtab, tuleb Tajo Asarov teisena, see jokkeri taktika oli selline, mis mängis need kohad praegu natukene ümber. Andris Riibaks võtab siit kolmanda eelsõidu võidu,
Taio Aasaroh teine, Heigo Ojasaar kolmas, Rainer Rüütli tuleb neljandana ja Veljo Heimann tuleb meil siis viiendana. Venda Lätimaalt meil esindavad ja siis Martin Neemeste, no nii, kas nüüd oli, start oli õige, Ainar Raamats, ei tea, mis tal oli, võib-olla mõtles, et annaks natuke edu, siis tuleb praegu esimesena, Martin Neemeste siis teisena. Ainar Raamats lasi selle vahel oma startipiperusega pikaks, aga no see kõik on võimalik. Iga meil tegemist, Ainar Raamats siis number 10 teine ja Martin Neemeste tuleb siis meil kolmandana. Loodame finaaliks äkki Arvi Neemeste pagi ka korda saada, et siis on neid 4 tükki äkki meil stardijoonel, aga sellest kohe. Siin viimases kurvis võeti veel 41 Bruno Leimanis, number 45 Kaido Orro, number 12 Illimar Ilsnik ja ma arvan, nüüd tagasi ei hoita. Ei, siin ei ole midagi, siin võetakse ja ma arvan, Ilsnik on ühes intervjuus ka öelnud, et kui keegi tal kõrval on, ega ta normaalselt siis sõita ei oska ja praegu sõitis ilusti ennast teisele kohale. Ja Veiko Ilsnik tuleb siis number 9 meil esimesel kohal. Vaatame seda jokkeri taktikat nüüd. Bruno Leimanis veel ei läinud. Kaido Orro 4. kohalt läheb, võtab selle ära. Bruno Leimanis on väga Illimar Ilsnikul järgi siin. Eks ma arvan, et kui see sõit niimoodi edasi läheb, siis järgmisel ringil, kui Bruno Leimanis mööda ei saa, võtab ta selle jokkeri kindlasti ka ära. Eks see mõistlik oli, et Illimar Ilsnikul kuidagi see hoog nagu natuke rauges, aga võib-olla oli natuke petlik see, et ilusti tuleb. Bruno Leimanis siis tõuseb ikkagi 3. kohale praegu tagasi. Kaido Orro ka on juba jokkeris käinud. Illimar Ilsnik siis teine ja Veiko Ilsnik siis praegu seda sõitu meil juhtimas. Et sõidavad need mehed siis 8 ringi. Illimar Ilsnik siis praegu tuleb 3. ja Kaido Orro 4. ja võtab, Veiko seda päeva valitsenud on, võtab 3 eelsõiduvõitu ja võtab ka finaalivõidu. Et mees ise on rahul. Ja Bruno Leimanis siis teine. Ja Kaido Orro siis meil 4. Ja tore on ka näha, et 53 mehed on ilusti juba paigas, on veel seda on vist varem ka tehtud. Et see mees võib sealt vabalt tulla esikolmiku konkurentsi. Vaatame, kuidas nad nüüd ära mahuvad, eks või finaalis kindlasti juba tagasi enam ei hoita ka. Tuleb ja saab siit Taio Aasaroh väljast väga ilusti minema, aga eks see väljast, kuidas, no nii, nagu ma ütlesin, siin enam tagasi ei hoita. Andris Riibaks lendas siin täiega risti. Tundus vist tegelikult võistlusitu, oi, seal võetakse ikka korralikult lisa. Õnneks Rainer Rüütli sai ka rajale tagasi, aga Andris Riibaks siin kohti kaotas. Eks ta ise läks ka natuke uljalt sinna kurvi peale, ega üritame seekord kuskilt mitte üle valli sõita ja nii palju kui teid on, tulge pange ennast valmis. Aga Taio Aasarohu juhtimisel see finaal meil kulgeb. Heigo Ojasaar siis teine ja Tauri Toime, nagu ma ütlesin, tagant see kiire mees võib tulla. Läks võttis number 94 Andris Riibaks, kes siin eelsõite valitses, kelle natukene see kurv enne pikaks läks, võttis jokkeri ära. Tema on siis hetkel 5. kohal, Veljo Heimann 6. Ei saa veel Andris Riibaksit ka maha kanda, temal on see jokker tehtud, saab nüüd oma sõitu nii-öelda teha. Isa peab pingutama veel rohkem ja näha on, et see vahe tundub, et läheb järjest suuremaks. Heigo Ojasaar siis tuleb meil teisena, Tauri Toime 3, aga Andris Riibaks on juba jokkeris käinud, on Tauri Toimel juba järgi. Et siin see teine koht on veel suht lahtine, 3. koht peaks juba Andris Riibaksil kindlasti olemas olema, kui Tauri Toime läheb võtma. Siin on ka võimalus, et võib-olla Heigo Ojasaarest saab veel mööda. No ja Taio Aasaroh siis esimesel kohal hetkel. Heigo Ojasaar teine, Andris Riibaks on jokkeris käinud.
Heigo Ojasaarel on veel käimata, tundub, et see vahe on selline, et Andris Liivaks ka vabalt võib Heigo Ojasaarest mööda saada. Ja Tauri Toime ei hakka poti alt sealt mingit tossu või kas sealt mingit vedelikku kuskilt lekib. Ta maha ära, et see temperatuur, ma arvan, on seal ei ole päris õiged numbrid enam ees. Ja nagu ma arvasin, et ei hakata autot laiali. Ja ongi siis Tajo Osaroot, 53 klassi võitja. Vanakooli mees, see sõõrikuid ei tee. Ja Andris Liivaks teine. Ja kui kõik kurb nüüd ilusti läheb, siis Heigo Ojasaar peaks meil kolmandana tulema. Rainer Rüütli 4. On meil veel Veljo Heimann 5. tulemas. 2 vendade paari, vaatame, kuidas see päev siis lõpeb meil. Ainas raamat siit ette sai, number 10. Kuidas need asfaldilõigud nüüd pagimeestel tulema hakkavad, eks ta keeruline on minu kõrval siin endisi sõitjaid ja tänane võistluste juht Rainsaar on endine sõitja, ütles ka, et mida viimasemaks see läheb, seda raskem see on. Võtavad siin ja vendad veavad siit ka suht kergelt seda tagasihoidlikult seda kurvi, eks see järgmine kurv on samamoodi asfaldi peal, vaatame, kuidas nad selle läbivad. Jah, vahe on piisavalt pikk, aga ei ole vahet, peaasi, et saab lõpuni sõita, punktid kirja. Tinas Raamats on nüüd siis esimeseks tõusnud, vahepeal siin ei kandki tähele, kas Ainas käis Jokkeris ära, tundub vist on käinud, et tolmupill seal üleval on. Martin Neemeste 3. Esikoht siis number 10, Ainar Raamats. Ärme vast enam sõõrikuid teeme, et sajab ka juba, et äkki aitab täna. Teine koht, Tinar Raamats. Ja 3. koht, Martin Neemeste. Ja tuleb siis number 59 ka ikkagi oma jala pealt sealt ilusti ära. No Martin ikka teeb väikse tegu noore poisiga ka. Laseb veel kokku ka peale finišit selle asja.